ometi hoone remondiks või maalide ülevärvimiseks. Muidugi mitte. Kunstimuuseum on lihtsalt fassaad, osav maskeering, mille sügavas keldris tegutseb ultramoodne laboratoorium. Täna on võimud sunnitud saladuseloori pisut kergitama, kuna laborist käesoleva nädala alguses põgenes üks katsealune. Nii et kõik järgnev pole mõeldud nõrganärvilistele meestele, rasedatele naistele ja pange tähele, ka mitte üleannetutele lastele. Siirdume Kunstimuuseumi labor keldrisse. No vana, ole kena mees nüüd ja räägi Eesti rahvale ära, mis asutus see on ja mis siin tehakse? Sel juhul, kui te lubete, ma läksin siiski ajaloos pisut tagasi. See oli, kui ma mälu mind nüüd ei peta, see oli 1988. aastal. Ja see oli õine aeg, kui Peeter I maja muuseumisse kogunes seltskond, kellel oli ühine mure Eesti rahva tuleviku pärast. Me arutasime, et kas järgmisel aastatuhandel on mõni Eesti rahvusest inimene siin meie väikesel maalapil. Ja me moodustasime salaseltsi, mille eesmärgiks oli Eesti rahvaarvu 10 korristamine. Ja kuidas oli siis selle salaühingu nimi ja kes sinna kuulusid? Selle ühingu nimi oli Tarkade klubi. Seal oli Tanel Moora, seal oli Ivar Viil, seal oli Mikiver Kallas, seal oli mina, Kross, seal oli Agu Juola Sambla veskilt, Agu Sambla Juola veskilt, seal oli Anatoli Põder. See oli hästi valitud meeskond. Ja millised olid teie plaanid? Kohe alguses õiti ilmnes eestlastele nii omane Oru ja Pearu sündroom ja meie seltskond õiti jagunes 8. Mina ja minu mõttekaaslased, me pooldasime imekiiresti meeste potentsi tõstva imerohu väljatöötamise algatust. Kusjuures teised praktilise meelega inimesed tahtsid minna rahva sekka, et oma seemed seal laiali külvata. Ja õieti öeldes, ega selles ei olnud midagi traagilist, see on higiomane olnud aasta aega. See igavene praktikute ja teoreetikute vastuolu. Nii et praktikud sõna otseses mõttes tõmbasid püksid jalast ja läksid linna peale. Ja mis tulemusi siis äkkrünnak linna peale andis? Tulemused, ma ütleksin, ei lasknud ennast kaua oodata, nii mõnigi naine sai käima peale. Aga muidugi see rõõm kujunes üürikeseks, sest võitlust tuli ju pidada siiski pimendatud linnas, nii et tihti oli raske aru saada, kas sinu käte vahel oli mees või naisinimene, oli ta parasjagu eestlane või venelane. See oli nagu üks suur kuhi Vabaduse platsil. Kusjuures mõne aja pärast ilmnes üllatav fakt, et tegelikult oli venelaste iive järsult ühtegi tõusnud. Nii et praktikud liidusid kõik nördinult koju saba jalga vahel. Aga mida sina siis sel ajal tegid? Ma sulgesin ennast päris mitmeks aastaks laboratooriumi seinte vahele ja ma olen tagantjärele selle otsuse suhtes tundnud väga suurt head meelt. Sest tänaseks on ju Viagra olemas. Ta on maailmas üldtunnustatud, ta on hästi üldiselt vastu võetud. Nime ma tuletasin vanast Eesti iidsest hülge nimest Viigri. Mis sina siin teed? Sa oled ju naine. No vaata, Ivar, see, et ma naine olen, see ei puuta absoluutselt asjasse, eks ole. Tähtis on see, et ma olen ajakirjanik, ma teen siin oma tööd. Muuseas, ma korjasin materjali, ma tahan kirjutada favoriitartikli meeste kohta, kes söövad Viagrat.
Aga kuidas sa siia pääsesid? See on ju täitsa salajane koht. Vaata, klassikaline osaluseksperiment ongi niisugune. Naisterahvas paneb endale meesteriided selga ja hiilib salaja sisse. Tähendab, sa siis teeskled, et sa oled mees? Just nimelt. Ma tahan läbi teha kõik need katsed. Ma olen siin selleks, et läbi teha kõik need katsed, mis siin meeste peal tehakse ja siis sellest kirjutatud. Ja kas see on nüüd sinu enda idee? Ja loomulikult. Ma olen alati tahtnud kirjutada meestest, meeste asjadest, näiteks nagu praegu nendest, kes söövad Viagrat, eks ole. Selle nimel ma olen olnud ennem käinud lõbumajas, ma olen teeninud sõjaväes, ma olen istunud vangis. Te nõustusite intervjuuga ainult sel tingimusel, et teie nime ei nimetataks ja nägu ei näidata. Ühesõnaga, te soovite jääda anonüümseks. Miks? Kuule, tead, Ivar poiss, tead, see oleks tõesti hea, kui publik mind ära ei tunneks. Miks? Tead, ma olen juba nii vana mees, mul ei ole vaja odavat populaarsust. Saad aru, see populaarsus, see on koormav. Tead, ma käisin just Hansapanga kontoris raha välja võtmas, tead, kui piinlik. Kõik vaatasid, kui palju mul raha on ja kuhu ma selle panen. Tead, aus edasi, see Eesti elus on nagu anekdoot. Teinekord jälle muidugi hea, kui sind nagu ära tuntakse. Vene ajal sain alati leti alt viinereid, kõik liunikud tundsid mind. Aga praegu jah, Ivar poiss, ära mu nägu näita parem jalg. Mis te Viagrast arvate? Viagra, tähendab, ta ei ole minu maitse. Saad sa aru, ma tahan, et kui koomik tuleb lavale, et siis tekiks kohe nagu mingisugune kontakt tekiks publikuga. Nagu oli Raikinil Svanetskil, selline klassikaline Odessa huumor. Aga seda Viagrat, teda ausalt, ma ütlen sulle ausalt, ma pole seda ainult. Aga miks te siis siin olete? Siin on ainult need, kellele Viagra maitseb. Sa tead, mu vana sõber Len kutsus tähendab mind oma patsientidele. Kutsus oma patsientidele esinema, sest et pingeid vähekene maha võtad. Tead, Ivar poiss, huumor, see ju lõdvestab. Kas sa mäletad meelejahutajad? Kui lõdvaks see olemise tegi, sa mäletad? Kui lõdvaks? Muidugi mäletan, meelejahutaja, see tuli ju peale Tarkade klubi. Vaat sellest ajast ma Lennut tunnengi, see oli Eesti Raadio. Valges saalis kohe omaette rituaal. Siis kui targad lõpetasid, siis lollid alustasid. See on muidugi huumoriga niimoodi öelda pooleks öeldud. Tegelikult on lollid hoopis need, kelle üle me nalja viskame. Huumor, saad sa aru, see on ainus ventiil, et Vene värgil tossu välja lasta. Saad sa aru? Tegelikult on kõik asjad siin maailmas võrdlemisi lihtsad. Ja ega Viagragi ei ole midagi eriskummelist. Need on lihtsalt õiged ained, õiged kogused. Ja muidugi esialgselt ma nägin kurja vaeva, et õiged aines välja tuleks. Ei ole ju ka lihtsalt niimoodi, et võtad sibulat ja kala. Sibul see närtsib pika peale ära ja kala läheb lihtsalt haisema. On vaja säilitusainet. No aga säilitusainet, need on ju väga haruldased. Vabas looduses neid puhtal kujul isegi ju ei esine. Ja täiesti õige. Tegelikult krooniski meie ettevõtmise edu alles siis, kui Eesti piirid avanesid ja me saime iseseisvaks. Ja hakati sisse tooma suurepärast saksa keeksi, millel säilitusainete protsent on võrdlemisi kõrge, kui ma ei eksi, see oli vist E422. Selle me koorime ära ja ma soovitaksin koorida niimoodi võrdlemisi õhukes, et muidu võib hea kraam lihtsalt raisku minna. Ei ole lihtsalt mõtet niimoodi. Näete, siin ongi valmis säilitusaine kamakas. Siia me nüüd pisut segame veel kala. Ma soovitan võtta selle sama meie Eesti kilu. Siin on, kas on need
torni moodi meeste asjad on peale joonistatud. See on kõige parem. Nii et see kõik tuleb siis kokku ka ära segada. Ja, mul on siin tegelikult üks taines juba valmis. Siin on siis kala ja kõik säilitusained. Kõik on sees. Võtame napsi klaasiga, lõikame siit parajad tabletid, paneme ahju küpsime. Küpsetame nii umbes tunni jagu. Siis on need valmis. See on mul täna nüüd juba 3. laard on. Küpsenud siin tunnikeseni umbes ligi 200 kraadi. Käesin näete, nad on tõesti valmis. Võite proovida. Võid proovida, jah. Mulle tundub, et täitsa maitset on küll. Te olete muidugi noor inimene viigla, ma saan aru, teile võib-olla see vana inimese asi ei ole väga lähedane, aga üldiselt need, kes on maitsnud, need on üldiselt kiitnud. Näe, hommik sa oled juba ära söönud või? Ma teen uued sul. Näe, ole hea. Ja kaua siis sina oled juba Viagrat tarvitanud? Ei no, 10. aasta läheb juba, jah. Ja kuidas mõjub? Ei no, näed ise, hästi läheb. Tead, elan nagu appalmi all. Ainult sinuta käsi välja ja nopi sealt küpseid vilju ja. No aga praegust põlve ei anna vist küll nüüd esimeste aastatega kuidagi võrrelda. Ei muidugi, mis see on? See esimene Viagra mudel, mis 89. välja tuli, tead, see oli ikka väga vilets. Tead, ta meenutas välimuselt, tead, nagu mingi pesuseepi. Tead, ta ledel nagu tatt. Tead, aga mõju oli ka väga lühiajaline. Ainult mõned sekundid. Tead, selle ajaga, kurat, ei jõua ju püksegi alla lasta. Õudne vaev oli. Tead, vanamees oli kuri nagu põrguline. Ja tead, siis kui ma kohe esimest portsu sisse endale ei saanud, raiskus siis, läksid kurjaks. Nad ju lõid mul kuradi trekki, lõid makku ja lasid otse vedelat Viagrat, lasid täis seal otse mao sisse nagu. Ei, alguses oli siin, oli hoopis rohkem rahvast ja kõik puurid olid täis, aga noori mehi ju meelitati siia selle jutuga, et saab Vene sõjaväest ära ja puha. Aga kas siis suremus oli suur? Oi raisk, väga palju mehi suri ära siin, jah. Aga kas ka põgenemiskatseid tuli ette? Mille nüüd tuli ikka, tähendab, kaevati siin tunneleid ja üritati torrude kaudu välja proovata, aga tead, ei raisk, valve oli siin kõva, ega siit naljalt ei pääsenud, jah. Aga täna on siiski häire antud ja keegi olla siit putku pannud. Igatahes ma tean, et Tallinnas on suur paanika ja välissaatkonnad on ka juba evakueerunud. Kuule, Jörpa, see ju pani eile öösel minema. See oli tegelikult puhas õnne asi. Vahepeal olid valmes siin Palpati poisid, aga siis kui Palpat Jugoslaaviasse ära läks, toodi asemele Kaitseliit, saad sa aru, ja siis läks meil kord täiesti käest ära. Viagra portsud jäid üha väiksemaks ja see vanamehed hakkasid seda ju siin ise müüma, käidi autodega kohal ja lausa öösiti siin müüsid ja mürgeldasid ja läbustati ja lagastasid aga Jörpa õnn oli see, et ta passis peale, millal valvemeeskond nagu magama jäi. Või mitte magama, aga ühes mõttes
uinunud asendisse ja saad ise aru, mida ma mõtlen. No ja minema. Tead, absoluutselt ei mõju. Minu meelest see on täiesti ebaõiglane naiste suhtes, eks ole? Tehakse üks tablett valmis ja siis mõjub ainult meestele. See on tüüpiline isaste vandenõu, et peaasi, et endal oleks hea, eks ole? Aga tänapäeva moodne naine, tema tahab ju kõike meestega võrdselt, ta tahab meestega võrdselt palka saada, ta tahab Viagrat süüa, loomulikult. Aga kuidas muidu vana sellesse suhtub, et sa siin sedaviisi luurad? Tead, vana on ju täiesti eluvõõras kabineti teadlane, eks ole. Ta täiesti siiralt imestab, miks mulle need tabletid ei mõju. Ta võib olla tippkeemik ja tippteadlane, aga vaat meeste ja naiste vahel tema vahet teha ei uska. Topib mulle peoga neid pille sisse ja ootab erektsiooni. Oodaku edasi, küll ma talle väärdan seal artiklis. Ja vaat niisuguste teadlaste peale kulub kogu maksumaksja raha. No aga ei saa ju eitada, et Viagra on ikka üsna vägev toit, sest vanast olid sa ju üsna kõhn nagu pilbas, aga nüüd oled küll kenasti juurde võtnud. No mis teha, ajakirjaniku töö on juba kord selline, et tuleb ka oma figuuriga riskida, kui vaja. Aga pealegi ma olen siin saanud tegelikult väga head ajakirjanduslikku materjali. No katsu ise joosta, kui sa parajasti pulkas oled. No vaata mind, vaata, tähendab, kui tablett mõjuma hakkab, sa saad, ma olen praktiliselt hiipumatu. Nii et kadumist märgati alles muidugi hommikul ja vanamees, siis kui vanamees ise tuli tööle ja isa hakkas tõstma. Aga huvitav, kas vabaduses viibiv jörba on ka ohtlik? Ei, Juusu, ei, kus ta sohklik on? Ei, tead, mida ma arvan? Ma arvan, et ta tahab lihtsalt oma võimeid proovida. Tead, me vedasime 100 külgi peale kihla, et ta paneb Russalka kuju käima peale. Usu või mitte, saad sa aru, et ega see Viagra lõpuks mingi imerogi ei ole. Tähendab, mina küll ei usu, et see vana plekist Tani lõpuks käima peale saab, aga eks seda näeb. Aga teiega on nii kena ja huvitav vestelda. Kangesti tahaks siiski vaatajatele öelda teie nime? Ei vaata, ei mingil juhul, Ivar poiss. Tead, mina ei kipu ekraanile edvistama. Saad sa aru, mul ei ole seda tarvis. Vaata näiteks kroonikat. See korduvad absoluutselt ühed samad näod. Aga lugeja jaoks on see igav. Näiteks kadunud Raikin vahetas õhtu jooksul 10 korda nägu ja publik naeris, sest see oli naljakas. Saad aru, aga kroonika ei aja mind üldse naerma, see on hoopis masendav. See on masendav. Ütle, Ivar poiss, ütle, mille eest ma maksan, kui koomik on iga pildi peal ühesuguse näoga. Nikulile lubanud siukest natuura nendele mitte iialgi ei lubanud. Tema jaoks oli kõige tähtsam publiku aplaus. Sa aru, aplaus. Nojah, aga ühe oma kuulsa anekdoodi räägid sa ikka ju. Ei, no loomulikult. Ja ma just kuulsin, et mingi loom oli Russalka maha murdnud ja siis ära vägistanud. No vaat, ükskord Armeenia raadiolt küsiti, et mida teha, kui teid vägistatakse. Armeenia raadio vastas, laske ennast lõdvaks ja katsuge saada maksimaalne rahuldus. Kui sa teaksid, millist musta äri siin vanamehe selja taga aetakse, see on õudne. Kaitseliidu juhtkond on sellesse segatud. Siis peastaap vajab nende samade tablettidega, tehakse siin postimüügi äri, eks ole. Siis omaette teema on veel need prominentid, kes saavad alt hõlmasid seda tabletti, eks ole. Siis meil käib siin üks pastor, üks meremees, neid kuuldasid on tegelikult päris palju. Ja siis muuseas teadmiseks 25 kõige suurema Viagra söödiku nimed ilmusid hiljaaegu ajakirjasluup. No, juba jääme siis neid paljastusi ootama, aga ma tahaks nüüd sinu käest kui ajakirjaniku käest küsida, et mis on sinu missioon Eesti ajakirjanduses üldse? Mille nimel sa siin keldris vaevled ja siis prominentide suutäisi loed? No loomulikult ma ei tee seda honorari pärast, eks ole. Aga niisugune kaugem eesmärk võiks olla Bonnieride ajakirjanduspreemia. See on 25 000 Rootsi krooni. Ei te palju see Eesti kroonidest teeb ka? Vaat just praegu täna arvutasin välja, see on 41 692 krooni, 50 senti peaks praegu olema. Aga no loomulikult kurss muutub iga päevaga. Tere!
ma olen tagasi. Kas Viagra on valmis? Ma olen näljane nagu hunt. Näed söö siis. Annab patust rõõm. Kas sa olid üldse? Sa ära mine niimoodi üksinda hulkama. Sa ütle mulle ka ennem kui lähed, muidu ma hakkan muretsema. Kus Aista on? Puuris on. Kus ta meil on ikka puuris? Tead, meil on temaga kihvedu, et ma panen Russalka munele. Näe, siin ta on. Hinglimuna! Sa näed nüüd ise, mida üks Viagra mehele teha või? Ma ütlen, selline mees, see paneb külmale kujule ka tiite kasvu. Nii et üldjoontes me võime oma missiooni lõpetatuks lugeda. Ja kevade ma lasin kõik oma tõutäkud poolest välja, nii et tervel Eestimaal tiited taga. No nüüd Aista! 100 kükki nagu kokkulepp oli. Jõudnud kätte on öö. Kell veel keskööd ei löö. Nii et meil aega küll luua majja idüll. Kuid üks öövalvur seal jälgib meid pilvekään. Keegi see valem puhul, kui me head arutud. Muiates tilutab silma. Just nüüd, kui näed meid koos. Kui loodame kuulama täna siin järsust ilma. See on kõik mahus. Kuula mind ja pea suud. Armukade on kuu. Ihkab saada mu linn. Ma ei öö partneriks siin. Ei olegi mina see õige, kes lööb su ümber käe. Ah, mina ei olegi sulle siis meelsule kõige, no küll sa näed. Põõsal, eks sa tead, pehmel sambal on hea. Oled seal mulle truu. Seal ei näe, onu kuu ei näe, mama tõbu. Kus telgupult on? Küllap sa ise aeled selle otsas. Kuule, oota, vaada, kui iga üks oma perse alt, kus see on. Ma veel noor olin, siis mul isa mitte kunagi lubanud puldiga voodisse ronida, ütles, et iga asi jumala. Kuule, mida sa vaatad, aita nüüd pulti otsida. Tänapäeva noored ronivad liiga varakult puldiga voodisse. Ma ütlen, näe,
mis Jaan, pane käru tööle, noh, vaatame seda Äratustelevisiooni, muidu jääme täitsa maha. Kuts raisk korgitser on, kuradi, tõbras raisk. Isa peab kurat, võtta läbi kuradi korgi jooma või? Well, show me around your Snowy Mountains way down south. Take me to your daddy's farm. Let me hear you ballad like a reggae now. Come and keep your comrade warm. I'm back in the USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR.